Veel kord siis tere hommikust minu poolt ka ja nagu ma ütlesin, mina siis aitan teil, kes juba eelmine oli, siis teab ja tunneb mind, mäletab, kes ei, siis peab minuga hakkama saama, et mina aitan siis seda kogu selle perioodi jooksul, mis ei olegi nii lühike periood, seda projekti siis nii kaugele viia, et mitte, et me täidaksime kellegi teise ülesannet, vaid et te ise saaksite nagu kõige rohkem kasu sellest asjast ja sellest sünniks mingi selline reaalne väljund reaalses äris. See on see asja mõte. Nii, ma näen, et nimed on juba pandud, mina ei ole pannud, aga küll ma saan ka selle pandud kohe varsti. Nüüd plaan täna. Tänane plaan on selline, et meie teemaks on tarbija ja toode, kui niimoodi hästi akadeemiliselt kõlab väga rõvedalt võib-olla või kõlab väga asjalikult, aga tegelikult nii ta on. Aga enne, kui ma lähen tänase teema juurde, ma korra hüppan tagasi eelmisse korda. Ehk siis me teeme alati sellise tagasivaate selleks, et meel tuletada, võtta kokku, mis me teada saime ja kui teil on küsimusi ja kommentaare, siis neid ka kindlasti veel üle käia. Et meie esimese kohtumise selline lõppväljund oli see, et me kaardisime ära olukorra, mis me siit oma hinnangul nagu leidsime, sellise tuntud mudeli nagu SWOT-analüüsi alusel, et panime kirja siis selle konkreetse geograafilise piirkonna, kus me täna asetseme, mitte ainult kitsalt Viinistu, vaid siis tegelikult terve Lahemaa, tugevad, nõrgad ja küljed ja võimalikud võimalused ja ohutegurid. Ja see fail ja need materjalid, mis on teile saadetud, olete kõik selle kätte saanud, et ma ei pea hakkama seda üle kordama. Aga kui ma nüüd kokku võtan, et mis me sellest asjast teada saime, siis ja miks me seda tegime, selle mõte on väga lihtne. Edaspidi, kui me hakkame midagi siit looma ja tegema, siis see meie enda hetkeolukorra kaardistus aitab meil kõigepealt meelde tuletada neid asju, mida me ise peame kas oluliseks või millega tuleb tegeleda ja teiseks, et need võimalused ja meie need olemasolevad tugevused, neid tuleb igal juhul ära kasutada. Et kui me täna hakkame toodet disainima ja meil on siin, eks ole, olemas mingisugused tugevused ja eelkõige just need võimalused, siis neid tuleb selle toote disainimisel kindlasti meeles pidada ja ära kasutada. Kindlasti mingi selline analüüs ei ole lõplik ja võib-olla näiteks poole aasta pärast me avastame, et me arvasime, et asjad on nii, aga tegelikult tuleb välja, et on hoopis teisiti. Me kunagi seda ei tea. Ja ma täna teile kindlasti ka räägin selle toote disainimisel sellistest olulistest komponentidest, mida tasub meeles pidada ja mida tuleb silmas pidada. Ja nendest teemadest, mis me siin kirja panime, oli mahu millest kõik siia ära. Et siin oli meil, ma püüan siis, okei, siin on veel, mis nüüd on kuidagi see pilt mul selline naljakas. Huvitav, miks ta mul niimoodi näitab seda? Aha, sorry. Et kõiki neid asju ei pea te nüüd pähe õppima, ega te ei pea ka neid kogu aeg endal silmes hoidma, aga ise läbi tehes ma usun, et need, kes eelmine olid, nad said ise nagu suurema ettekujutuse aimduse, et kõik, mis algus tundus äge, ei olegi äge ja samamoodi kõik, mis algus tundus probleemne, ei pruugi olla ka väga probleemne. Nii et ühesõnaga neid asju aluseks võttes me siis töötame siit kogu aeg edasi, lõpuks siis kevadel või suve hakul loodetavasti jõudes siis ühe reaalse asjani välja. Nüüd, nagu ma ütlesin, täna on eesmärk siis see, et minu siiras soov on, et kui me siit lahku läheme, siis me oleme teiega koos, teie olete ise välja mõelnud, kas siis ühe või siis võimalusega mitu erinevat sellist teenuse või tootelahendust, mida selle kalaturismi projekti raames me võiksime siis kellelegi pakkuda. Ja ma tuletan meelde meie töövormi, et see ei tohiks kindlasti olla selline akadeemiline loeng, kus teie võiksid niimoodi käed laual kuulata ja teete märkmeid, vaid et see oleks diskussioon mitte ainult minu ja teie vahel, vaid see diskussioon tekib ka teil endil, et ma teid jagan nagu ikka jälle varsti gruppidesse ja siis grupis töötades korjame infot, tagasidestame, mina siis kirjutan, kommenteerin, küsin, kritiseerin või toetan ja kiidan heaks ja siis liigume niimoodi edasi. Ja juba etteruttavalt võib öelda siis, et mis me veel sel aastal ees ootab, et loogika on siis selline, et kui me oleme valmis töötanud, kõigepealt läbi analüüsinud hetkeolukorra, loonud sellise esmase idee, millist toodet või teenust me võiksime hakata selle projekti raames kellelegi pakkuma, siis järgmine samm on selle toote teenuse hinnastamine ja väljamõtlemine, et mis asi see üldse maksta võiks ja millises koguses see üldse ära tasuks, et ei juhtuks seda asja, et hakkame suruoraga pihta ja tegelikult maksame ärile peale või vastupidi, paneme nii kirve hinna, et ükski inimene ei taha tulla meile siia.
ja siis, kui me oleme sellega valmis teinud, siis me saame hakata uuel aastal seda välja mõtlema, kuidas seda asja müüa ja turundada, kõigepealt siis niimoodi üldprintsiibilt ja hiljem ka juba tehniliselt hakates välja mõtlema, et kas on selleks siis kodulehekülg või selleks on mingisugune muu reklaamivorm või kuidas iganes. Nii et need on niisugused nagu lähima aja perspektiivid. Nüüd täna on siis selline teema nagu turg, tarbija, tooted, teenused. Et panin siia meelega mitu sõna ja nime, hakkan tagantpoolt pihta, siis kui me räägime tootest, teenusest, siis pärast lõunat me hakkame rääkima, mis vahe on tootel ja teenusel ja kas teenusel pole ka toode. Ja kuidas seda siis asja nii-öelda toota või disainida, eks ole. Aga me tegelikult peaksime alustama hoopiski turust ja tarbijatest. Et kui nüüd nagu loogikat hakata mõtlema, et kui me hakkame nagu nii-öelda äris või ettevõtluses mingisugust toodet üles ehitama, siis ükskõik, kust otsast me vaatame, ega enne ei ole mõtet või võimalik midagi nagu nii-öelda teenust disainida või mingit toodet hakata üldse füüsiliselt looma, kui me ei ole enda jaoks selgeks teinud, kes võiks olla see meie tarbija. Nii et igasugune selline ka kaasaegne, hästi moodne ärimudeli koostamine ja äriplaani koostamine eeldab seda, et kõigepealt on paigas see, keda me tarbijana silmas pidame. Ütlen kohe ära, et selle tarbija nii-öelda loomisel tavaliselt võib inimene mõelda sedapidi, et mis see on ikka, et meil on ju teada, et need on need inimesed ilmselt, kes meile tulevad ja eks me nendega peame arvestama. Või et need on need inimesed, kes meie toodet võiksid osta, eks me peame nendega arvestama. Tegelikult päris nii ei ole. Meie ise ütleme, keda me tahame nii-öelda kliendiks saada. Arvestades loomulikult mingisuguseid nii-öelda reaalseid võimalusi, et meil ilmselt ei ole nagu geograafiliselt võimalik kutsuda siia Viinistule kohe kuskilt, jumal teab, kust maailma nurgast mingeid inimesi, aga see ei ole ka päris niimoodi, et me nagu lepime sellega, et me mõtleme, et kes siin Eestis käivad, et niikuinii käivad sellistes riikides sellised inimesed ja tore on, kui nad siia kanti ka satuvad. Et igasugune selline toote müümine ja turundamine ju tegelikult on teatud mõttes ise ütlemine, keda tahetakse näha ja vastavalt sellele, keda tahetakse näha, keda oodatakse teenust ostma, vastavalt sellele siis ka suunatakse sõnum ja turundus selles osas. Nii et me tegelikult ise mõtleme välja, me sõna otseses mõttes, me leiutame endale tarbija. See kõlab võib-olla nagu imelikult, aga mõte on selline. Me leiutame tarbija, ehk me ise mõtleme välja, keda me tahaks näha. Nüüd, mis asi üldse turg on, eks ole, et siis tavaliselt turuks nimetatakse mingisugust kas siis geograafiliselt või sotsiaalselt või majanduslikult või kuidagi mingisuguste selliste väga selgelt mõõdetavate, statistiliselt hinnatavate ja kõigile arusaadavate tunnuste alusel, kas siis geograafilist piirkonda või mingisugust kogumit ettevõtteid või eraisikuid, kes siis on siis kahel aspektil. Nad on reaalselt huvitatud seda toodet teenust tarbimast või nad võiksid olla ka potentsiaalselt meie huviobjektis. Kui te mõtlete selle peale, et kui keegi midagi tarbib, mingit teenust või toodet, siis selline hästi lihtne määratlus ütleb, et inimesed ostavad ja tarbivad asju kahel põhjusel, on vajadused ja on soovid. Kui me toodame mingi toote, mis põhineb inimese vajadusel, siis on väga lihtne määratleda tarbijat, sest me teame täpselt ja tarbija teab ka täpselt, mida ta võiks tahta. Näiteks, et keegi teeb endale toidupoe, siis ei ole vaja väga hakata leiutama otseses mõttes, kes see tarbija võiks olla, sest enam-vähem me saame aru, et inimesed käivad toidupoes, ostavad sealt mingisugust esmatarbekaupu ja ainukene küsimus on selles, et kuidas nüüd nagu see kõige õigem tarbija siis leiaks just teie juurde, teie poodi. Nüüd meie ümber on tohutult palju igasuguseid muid tooteid, teenuseid, mida me tegelikult otseselt eluliselt ei vaja, aga tarbime ikka. Järelikult keegi, kes on selle toote teenuse valmis mõelnud ja see sõnum on meieni jõudnud ja me oleme kuidagi mingil kombel hakanud asju ostma, on arvanud, et meie võiksime tahta seda toodet teenust. Ehk siis on olemas selline kliendi kategooria nagu potentsiaalne klient. Potentsiaalne klient on see klient, kes ise ei teagi veel, et ta klient on, aga meie juba teame. Ja meie oleme siis arvanud, et vastavalt mingisugustele parameetritele või tunnustele või mingitele vajadustele põhinedes inimene võiks olla huvitatud sellise toote-teenuse tarbimisest. Harilikult enamus asju, mida me siin maailmas tarbime,
ongi rohkem suunatud sellele, et see nii-öelda klient on leiutatud. Ehk siis mõelge selle peale, kui vähe asju on elus tegelikult vaja selleks, et normaalselt toime tulla. Suurem hulk meie nii-öelda majandusest ja ärist, kuhu me raha maksame, baseerub mitte praktilistel ega elulistel vajadustel, vaid selleks, et elu oleks kuidagi huvitavam, mitmekesisem ja meeleolukam. See tähendab, et väga suur hulk firmasid tegeleb iga päev kliendi leiutamisega, ta mõtleb välja, kes on see potentsiaalne klient, kes võiks olla huvitatud. Nii et veel kord, et ka täna te hakkate mõtlema oma klientide peale, siis mõelge selle peale, et kes näiteks võiks täitsa vabalt olla meil siin selle teenuse või selle projekti raames kliendiks, kes võib-olla ise veel ei teagi, et ta võiks olla seda. Ja see on tegelikult üsna suur väljakutse, selles alati on lihtsam pakkuda toodet-teenust neile, kes seda juba teavad ja tunnevad. Aga seda teavad ju kõik konkurendid samuti. Ja seetõttu ei teki eristuvust. Ja see turg, nii-öelda vajadustepõhine turg, vajadustepõhine klientide hulk on alati piiritatud. Aga ometi on olemas terve hulk inimesi, terve hulk mingisugused sihtgruppe ja kliendigruppe, kes võiksid olla meie kliendid. Ja nüüd meie väga suur ülesanne ongi nii, et kõigepealt nagu välja mõelda, kes see võiks olla ja järgmine samm on veel keerulisem, kuidas nendeni jõuda, kuidas nad tuua siia või kuidas nad panna teenust tarbima. Näiteks, eks ole, mul on siin toodud selline mingisugune näide, et kuidas siis nagu võiks seda piiritlust teha, et on ta siis, eks ole, Eesti või on ta Harjumaa või on ta Lahemaa või on lausa Viinistu või on lausa Viinistul veel mingi konkreetne piirkond, eks ole. Et me piiritleme selle kõigepealt selle turu ära konkreetse mingite parameetrite alusel. Harilikult on ta ikkagi geograafiline. Või ta võib olla ka teatud mõttes mingitel muudel tunnustel, aga turg kui selline tähendab mingisugust geograafilist piirkonda, et kui nüüd hakata toodet-teenust müüma või suunama kuskile kellelegi, siis me peame silmas turu all mingisugust geograafilist piirkonda. Harilikult jagatakse alati kliendid kahte gruppi, eks ole, need on siis erakliendid, ärikliendid. Ja äriklientide puhul võib olla ka näiteks mingisugune selline turumääratlus, et need võivad olla ka ettevõtted, kes füüsiliselt ei pruugi asuda siin piirkonnas, aga nad mingil moel on seotud selle piirkonnaga. Nad kas ajavad siin äri või neil on mingisugused partnerid või kontaktid või kokkupuuded selle piirkonnaga, ehk siis nad võib-olla füüsiliselt asuvad näiteks Tallinnas, aga mingi kokkupuude on näiteks ka siin sellesama Viinistu või Lahemaaga. Et igal juhul see nii-öelda geograafiline asukoht on see, mis määratleb ära tavaliselt selle, mis asi on turg. Nüüd turg koosneb tarbijatest ja tarbija on nüüd siis konkreetne isik või siis kas eraisik või ettevõtte ehk juriidilisik, kes on meie planeeritava või kavandatava või olemasoleva toote-teenuse tarbijaks. Ja nagu ma ütlesin, need on siis kahte tüüpi, need on need, kes täna juba ostavad meie käest või kes teavad, tunnevad meid või keda meie teame, tunneme, ja teine on siis see seltskond, kes ise veel ei tea ja keda me ise ka võib-olla täpselt ei tunne, aga keda me tahaksime väga näha oma teenust tarbimas. Klassikaliselt kasutatakse igasuguse sellise tarbija profileerimiseks ja tarbijate iseloomustamiseks selliseid väga selgeid sotsiaalseid parameetreid. Et kui me räägime ettevõtetest, siis ettevõtete puhul on see asi võib-olla isegi terake lihtsam. Et kui kliendiks on ettevõte, siis ettevõtted tavaliselt jagatakse tegevusvaldkonna, suuruse, töötajate arvu näiteks, käibe alusel, ka loomulikult, eks ole, mingisuguse paiknemise alusel. Ärikliente võib jagada ka näiteks juriidilise vormi alusel, et on näiteks ainult osaühingud või aktsiad või MTÜ-d või on avalik sektor või on siis, eks ole, erasektori ettevõtted. Ja kui nüüd hakata hiljem, eks ole, otsima statistikast, et kui palju neid ettevõtteid on, siis selliste parameetrite alusel, tehes ära eelneva selektsiooni, on seda päris lihtne teha. Erakliendid või eraisikud, neid püütakse siis iseloomustada selliste igapäevaste eluliste või siis nagu mõõdetavate ja hinnatavate tunnuste alusel, et on ta siis näiteks mees, mingisuguses vanuses, kõrgharidusega, ta on pereinimene, eks ole, tal on mingi laste arv, ta teenib mingisugust sissetulekut, ta elab kuskil mingisuguses piirkonnas, tegeleb vabal ajal mingisuguste hobidega. Ehk siis kõige lihtsamalt öeldes, kui me räägime ühest eraisikust, siis me tegelikult nii-öelda toote disainimisel ja hiljem selle turundamisel ja müümisel sisuliselt visualiseerime inimest. Et kõige selline võib-olla labasem näide on see, et
kui me oleme enda jaoks enam-vähem selgeks teinud, kes on meie klient, siis me võiksime öelda, et kui keegi selline inimene tuleb tänaval vastu, siis me ütleme, et voh, vot see ongi meie klient, vot täpselt siuke ta ongi. Noh, see kõlab võib-olla nagu üle illustreerituna, aga sisuliselt niimoodi on. No ja siin on üks näide, eks ole, et, noh, et kuidas nagu, kui te läheksite praegu näiteks reklaamiagentuuri juurde ja ütleksite, et teate, et ma tahaks nüüd vot sellise tootele hakata reklaami tegema, siis see reklaamiagentuur küsib teie käest, et kes see klient on. Ja ta lõpuks, kui ta ise ei oska öelda konkreetselt, siis ta püüab selle kliendi vot niimoodi visualiseerida. Et seal on mingisugused, eks ole, ütleme sellised demograafilised näitajad, nagu ma ennem tõin välja, et vanus ja siis, eks ole, sugu ja tema mingi, ütleme siis seal laste arv ja perekonnaseis ja kus ta elab ja mis tema haridus on ja mis alal ta tööd teeb, eks ole. Siis on kindlasti mingisugused sellised käitumuslikud näited, et milline sellise inimese elustiil võiks olla, et millega ta aega veedab, mis teda huvitab, mis on tema nii-öelda selline töö ja töövälise elu komponendid ja siis on ka kindlasti mingisugused sellised noh, nagu sellised sisemised ootused ka, et noh, et mida see inimene võiks hinnata, eks ole, mida ta tahab saada. Ja miks seda kõike tehakse? Noh, klassikaline on see, et iga inimtüüp või iga inimene on küll täiesti erinev ja tal on kindlasti, noh, me kõik siin oleme suhteliselt erinevad inimesed, meil ei ole mingisugust sellist, ütleme nii, et kõik inimesed oma olemuselt ja füüsiliselt erinevad, aga oma sisemuselt saab meid jagada teatud tunnuste alusel. Et kui te näiteks mõtlete, et te vaatate televisiooni ja sealt televisioonist tuleb mingisugune reklaam, siis see reklaam ei ole sattunud sinna juhuslikult selle konkreetse saate vahele, vaid needsamad reklaami andjad ja reklaami tegijad püüavad hinnata, kes on ühe või teise saate vaataja. Ja siis püüavad hinnata, milline võiks olla selle või teise või kolmanda telesaate vaataja mingisugused potentsiaalsed huvid. Et noh, kõige lihtsam näide on see, et kui meil on näiteks inimene, siin minu eelnevad tunnuste alused, see on mees, ütleme vanuses 30–50 või 60, kõrgharidusega, elab oma majas, on ettevõtja või tippspetsialist, teenib palka üle mingisuguse sellise asja, tal on, ma ei tea, nii kallis auto, käib 2 korda aastas reisimas, tegeleb golfiga, siis järelikult, kui meie pakume mingit toodet-teenust, mis on suunatud sellise inimese, järelikult nüüd meil on teada, et okei, kus me teda kätte saame. Me võime panna näiteks reklaami ajakirja golf näiteks või me püüame sellist inimest mingite kindlate, ma ei tea, kaubanduskeskuste kaudu, kus me eeldame, et see inimene käib. Et tänu sellele profileerimisele me saame ettekujutuse selle inimese elulaadist, elustiilist. Kus teda tabada, esiteks, mis teda võiks üldse huvitada meie tooteteenuse osas, mida ta hindab, kas ta hindab kvaliteeti, väärtust, hoopis võib-olla ta on hinnatundlik inimene, nii et see profileerimine on täna nagu selline nagu alusprintsiip selleks, et üleüldse hakata mingit toodet, teenust disainima, selleks, et oleks võimalik mõelda hiljem välja, et me ei paneks nagu nii-öelda võssa, eks ole. Nüüd, mis on nagu nii-öelda oluline on see, et ütlen kohe ära, et kliendigruppe võib olla mitu. Seda nimetatakse moodsas keeles segmenteerimiseks. Et on tooted-teenuseid, mille puhul me võime öelda, et seda tarbib väga kitsaste või väga selgete ja väga selgelt määratlevate tunnuste alusel mingi inimene ja need inimgruppe ei ole väga palju. No, ma ei tea, võib-olla kalastus on sama lugu, et kui mõtleme, et kes on nagu kalapüüdja, harrastuskalapüüdja, siis tõenäoliselt me saame selle nagu profileerimise teha üsna täpselt ja need inimeste hulk ja segmentide hulk on üsna väike. Aga kui mõtleme näiteks, keegi müüb näiteks rõivaid. Rõivaid saab müüa meestele, naistele, lastele, saab müüa odavama hinnaklassi rõivaid, saab müüa kallima hinnaklassi riideid, saab müüa, ütleme, seal sellised rõivad, mis on kiirmoerõivad, saab müüa mingit sellist, ma ei tea, mingit ülikondasid või mida iganes. Ja me näeme, et rõivaäris ei ole võimalik klienti tuua välja lihtsalt ühte tunnuste alusel, vaid kliendigruppe on erinevaid. See tähendab, et kui me klienti välja mõtleme, kui me leiutame klienti, siis meil võib tekkida mitu erinevat gruppi kliente.
on pereinimesed, on mehed, on naised, on noored, on vanad, on eestlased, on keegi teine rahvus, eks ole ju. Kliendigruppe tekib palju. Ja vahel on see täiesti vajalik, aga mida sellisel silmas peetakse? Alati, kui ettevõtja või mingisugune muu organisatsioon, nagu meie siin püüame hakata midagi kellelegi pakkuma, siis me tõenäoliselt ei saa kohe hakata pakkuma kõikidele kõike. Vaid sellisel juhul tehakse selline lihtsustus, et mõeldakse välja, kes või mis on meie see kõige esmane, kõige tähtsam sihtgrupp. Aga me ei tegele esmases järjekorras nendega. Kui te mõtlete iseenda tarbimiskäitumist, siis te võite avastada, et teil ei ole võib-olla näiteks oma mingisugust ühte väga konkreetset ostukohta, kus te käite ostusid sooritamas. Või teil ei ole ühte kindlat kaubamärki mingite toodet-teenuste osas, mida te eelistate. Aga kui te sügavalt mõtlete, siis te leiate ikkagi, et teie ostukäitumises on mingid kindlad mustrid, kus te käite rohkem ja kus te käite vähem. Kui te panete ennast nüüd selle kaupmehe, ehk selle müüja või selle firma seisukohta, siis tema mõtleb samuti, et tema toote või teenuse ostjate hulgas on väga lai spekter inimesi. Aga on kindlasti ühed mingi kindel sihtgrupp, keda ta kõige rohkem otsib, keda ta kõige rohkem ootab. Ja kui mõni teine astub ka poe uksest sisse, ega ta tagasi lükka. Aga toodete, teenuste valik, hinnatase, reklaam on suunatud peaasjalikult just nimelt sellisele seltskonnale. Kõige lihtsam näide on, ütleme, jaekaubandus Stockmanni kaubamaja. On ju väga selge, et Stockmanni kaubamaja on suunatud jõukamale, ütleme siis vähem hinnatundlikumale, mingisugust kaubamärke hindavale ja sellisele nagu kõrgema klassi, ütleme siis tarbijale. Aga Stockmann teeb aeg-ajalt ka hullusid päevasid, kuhu võivad kõik minna, osta odavat WC-paberit ja kõigil on tore värk, eks ole. Selge on see, et Stockmann seab oma sihtgrupiks teatud kitsa segmendi. Aga loomulikult kõik võivad minna, kedagi ära ei aeta ja tehakse isegi spetsiaalsed kampaaniad, et kõik inimesed saaks tulla Stockmanni. Aga on selge, et muul ajal ei külasta seda kaubamaja terve väljavõtte kogu elanikkonnast, vaid külastavad mingid kindlad inimesed. Sest et nemad tunnetavad, et see toode või teenus või see kaubamaja on neile suunatud. Sama asi võib olla geograafiliselt, et kui mina elan näiteks, ütleme, Tallinna mõistes elan mina Õismäel ja Lasnamäel on üks kaubanduskeskus või mingi äri, on selge, et kui ma sinna lähen, ega keegi mind ära ei aja. Aga see kaubanduskeskus ei ole mõeldud mulle. See on mõeldud geograafiliselt Lasnamäe inimestele. Ja kogu see sõnum, tarbijavalik, tootevalik, hinnatase, kõik asjad, võib-olla isegi keelsus, millega seal teenindatakse, on suunatud sellele geograafilise piirkonnale. See lihtsalt on nende esmane sihtturg. Nii et nüüd selle kliendigrupi hindamisel on siis meil vaja ära teha see, et kõigepealt võiks panna jutumärkides paberile kõik erinevad kliendisegmendid või grupid või mingisugused sellised tunnuste alusel liigitatavad kliendi hulgad, keda silmas pidada ja siis mõelda järgmisena, et keda neist oleks kõige kasulikum, kõige lihtsam ja võib-olla ka kõige mahu mõttes kõige otstarbekam üldse püüda. Ja need teised kliendisegmendid võivad jääda esialgu kõrvale või me ei suuna kõikidele kõike, me ei suuda seda niikuinii kohe teha. Et toote-teenuse disainimisel ma räägin veel sellest fokusseerimisest ja sellest, kuidas kontsentreerida õigele asjale pisut rohkem, aga kliendisegmentides samuti. Esimese hooga paneme peale kõik paberile ja lõpuks kitsendame, kuni me kõik leiame, et see võiks olla meie peamine sihtgrupp või neid sihtgruppe võib olla ka hea küll, 1 või 2, kui me räägime neist geograafiliselt. Aga selgelt, et meil ei ole nii palju ressurssi, et püüda ennast müüa kogu maailmale. Me peame mingi valiku tegema. Nüüd, kuidas käib siis see turu ja tarbija mahu ja selle profileerimine ja kogu see töö praktiliselt, mida me kohe tegema hakkame? Kõigepealt on see, et meil on siis, eks ole, turumahu hindamine, mille puhul me siis lähtume kõigepealt sellest tarbijast, nagu ma ütlesin, me otsas keeles profileerime või siis anname sellele kliendile mingisuguseid tunnuseid niimoodi, et meil oleks endal arusaamine, kes see klient on ja tõepoolest, kui me näiteks nüüd lõpuks loome ühe mingisuguse selle projekti raames mingi kodulehe ja sellel kodulehel peab olema kas või lihtne asi, et mis keeles see koduleht on, siis me oleme eelnevalt juba teadlik, et me teeme selle selles keeles, on ta saksa, soome, rootsi, prantsuse, inglise või hispaania keeles. Me teame, et me teeme seda sellepärast, et me peame silmas seda sihtgruppi kõige tähtsamalt, et nemad peaksid saama selle info kätte näiteks omakeelselt.
Ja siis, kui me oleme selle nii-öelda, eks ole, ära teinud selle nii-öelda füüsilise profileerimise, kui me oleme ära teinud geograafilise profileerimise, siis me peaksime tegema vahepeal sellise nii-öelda nagu vahekokkuvõtte ja hindama, et kui suur on see turg ka geograafiliselt. Ja mis võib juhtuda, on see, et kui näiteks me peame silmas mingit, noh, ma panen praegu suhteliselt puusalt, ütlen, et me peame silmas näiteks Läti turgu, toome näite, ja arvame, et lätlased võiks olla meil jube vinge siin sihtgrupp ja mõtleme välja ka, milline see Läti inimene peaks olema, kes tuleb siia meil teenuseid tarbima. Ja kui me nüüd teeme näiteks, ja me võtame tervet Lätit, võtame mingi geograafilise piirkonna ja nüüd me teeme ära statistika ja hindame, kui palju lätlasi on, võib ju juhtuda, et neid on pagana vähe. Et meie esialgne plaan tegelikult ei sobigi, sest et sellise väikse seltskonnaga ei ole meil võimalik seda nii-öelda teenust ülal pidada. Järelikult me peame laiendama kas oma nii-öelda sihtgruppi, tooma mängu teisi nii-öelda geograafilisi piirkondi selleks, et seda turusuurust siis suurendada. Et kui me võtame liiga kitsalt, see tähendab seda, et me peame minema globaalselt laiemaks. Tänapäeval on 2 valikut ongi, kuidas teha. Kas mõelda sellise sihtturu peale, kus on hästi palju tarbijaid, aga siis me peaksime püüdma rahuldada erinevate tarbijagruppide vajadusi. Või teine variant on, et me võtame siis ühe kitsa sihtgruppi, ühe kitsa mingisuguse inimtüübi ja peame leidma turgusid globaalselt erinevates riikides. 2 põhilähenemist. Sest et meil on vaja saada mahtu, meil on vaja saada mingi miinimum inimeste hulk, kes siia tuleb. Ei ole mõtet pakkuda teenust kitsale segmendile väiksel turul, kus tarbijate hulk on, ma ei tea, 100 inimest. Tõenäoliselt ei toida see meid, sest niikuinii te peate arvestama, et kõik ei ole teie tarbijad, eks ole. Nii et tulemus saabki olla 3 tavaliselt sellise turumahu hindamisel, et need tulemused, mis me saame, et olev turumaht ületab ootused, siis on ju väga hästi, eks ole. Me näeme, et turgu on piisavalt, mahtu on piisavalt, me ei jõua neid äragi teenida. Teine asi on see, et see turumaht on umbes selline, nagu me oleme hinnanud, järelikult me võime ka rahul olla ja 3. on see, et see jääb alla loodetu. Ja siis me peame mõtlema, mida edasi teha. Keerukaks teeb asja see, et igasuguse sellise turumahu hindamisel ei ole meil võimalik tegelikult paberi peal siin laua taga prognoosida ja ette näha, mis tegelikult juhtuma hakkab. Võib-olla on niimoodi, et seda elu näitab iga päev, et me teeme valmis toote, leiutame valmis tarbija, näeme statistika alusel, et neid tarbijad on nii ja nii palju ja mõtleme, et väga tore, et kui neist ka mõni protsent või mõnikümmend või mõni 100 tuleks ostma, pole hullu midagi. Aga tegelikult elu näitab, et nad ei tule millegi pärast, mingitel põhjustel. Kas meie toode ei sobi neile või nad tegelikult ei ole üldse huvitatud või nende ostukäitumine teistmoodi ja me tegelikult seda ei tea. Me saame seda kõike siin leiutada, aga me tegelikult ette ei tea ka. Me saame tugineda oma kogemustele, me saame tugineda statistikale, me saame tugineda, ma ei tea, kõhutundele, aga tegelikult elu näitab, et võib-olla mingis lähimas tulevikus või kaugemas tulevikus tuleb see tegelik tegevus ringi teha. Aga see on tavaline, seda teevad kõik ettevõtjad, see on kõikides ärides see põhirisk. Et kui me tahame saada neid kliente, kes meist täna veel mitte midagi ei tea, siis me tegelikult ei tea ka seda, millised on nende tegelikult käitumismudeleid ja kas nad tegelikult kah on meie üldse tegevust huvitatud. Ja nüüd on siis niimoodi, et eks ole, põhimõtteliselt meil on siis nüüd vaja teha ära teiega nii-öelda 2 olulist sammu. Et kõigepealt on vaja läbi analüüsida ja läbi arutada, kes või mis tunnuste alusel me võiksime siis selle meie tänase projekti raames, selle sama Retroad projekti raames, esialgu siinsamas, mitte niivõrd kitsalt Viinistulega ütleme, et siin Lahemaa piirkonnas, nii nagu me eelmine kord rääkisime, välja nuputada, et kes võiks olla see tarbija või tarbijagrupp, see võib ka perekond olla, need võivad olla sõpruskond olla, kes on need inimesed, keda me siia tahaksime nii väga saada, keda me ootaksime, kes võiks olla kõige meie jaoks huvipakkuvam ja samas ka potentsiaalikam, aga samal ka realistlikum grupp. Me teame, et Jaapanis elavad rikkad inimesed, aga ma kahtlustan, kas jaapanlased siia tulevad, ei tea, aga võib-olla tulevad. Me peame mõtlema esiteks realistlikel oludele, aga teistpidi me võime ka mõelda sedapidi, et keda me siia tegelikult tahame. Nii et esimene asi on leida see tarbija profiil ja teiseks sellega koos käib siis, eks ole, see juba siis see turusuuruse hinnang. Nii et selleks, et hinnata, kui suur turg on,
me peame kõigepealt suutma paika panna, kes on meie tarbija. Selleks, et seda nüüd teha, on siis see, et ma jagan teid taas gruppidesse ja lasen teil nüüd iseseisvalt natuke arutada, palju me täna siin. Nüüd ma teen siis oma tänase päeva teise teoreetilise sissejuhatuse ja räägime siis toote disainist. Ma nimetan või kannan niisugust nimetust nagu toote-teenuse disain, et ma tulen püsti, siin parem peab rääkida. Näete mind ka, et mis asi see endast kujutab ja millistele küsimustele peaks siis vastama või mis asi see toote disainimine endast ette kujutab. Et põhimõtteliselt tuleks siis leida vastused, mitte nüüd päris hierarhiliselt, aga enam-vähem niimoodi samas järjestuses sellistele küsimustele, et kõigepealt, kuidas luua üldse selline maksimaalne hea kliendi kogemus. Et mida, see tähendab seda, et mida tegelikult siis me siin pakume, millele me keskendume, tuletades meelde, mis olid meie eelised ja tugevused, mis meil on siin olemas, mis on unikaalne ja mida saab üldse müüa. Ehk siis toote-teenuse puhul on selge, et me peame eristuma konkurentidest ehk teistest riikidest ja teistest Eesti piirkondadest näiteks. Tähendab, me peame kasutama midagi, mis on meil olemas ja mida teistel ei ole või me oskame paremini teha. Kliendi kogemus ei ole ainult toode ise, see on, nagu isegi kujutate ette, see on niisugune nagu füüsiliselt olematu või mitte katsutav tunnetus, et kui te käite kuskil ise näiteks samasugust teenust kasutamas, siis küsitakse pärast, kuidas läks või kuidas oli, äge oli. Või et jumala, täitsa võsas, absoluutselt elus enam tagasi ei lähe. Ja siis, kui küsida, et mis siis ei meeldinud või mis meeldis, siis see tegelikult see, mida sedasi annad, on mingi tunnetus. Jah, sa võid öelda alati, et ma ei tea, WC polnud vett või et toas oli külm ja kala ei võtnud, need on sellised kindlad mõõdetavad asjad, tegelikult koosneb üks teenus, just jällegi teenus hästi paljudest sellistest emotsionaalsetest ja ka ratsionaalsetest elementest, kõik peavad nagu toimima. Nii et see, kuidas luua see maksimaalselt hea kliendi kogemus, eeldab seda, et me oleme teinud ära mõningas analüüsi, me oleme iseennast tundma õppinud ja me püüame siis nagu luua midagi sellist, mis võiks meil tekitada kliendil vau-efekti. Kõige parem tulemus ilmselt meie selle teenuse raames oleks see, et klient läheb rahulolevalt ära niimoodi, et ta räägib sellest elamusest oma järgmistele sõpradele, kes tuleksid siia uuesti tagasi. Kui see on saavutatud, siis me võime öelda, et see kliendi kogemus on positiivne. On olemas üks selline väga huvitav, aga väga-väga lihtne mõõdik, mida turunduses ma korra võib-olla veel tuletan meelde, aga mida saab väga lihtsalt kasutada, see asja nimi on soovitusindeks. Soovitusindeks töötab väga lihtsalt. Pärast seda, kui klient on toote või teenuse ära tarbinud, sa esitada lihtsa küsimuse. 0-st kuni 10-ni, palun anna hinnang, millise tõenäosusega sa soovitaksid meid oma sõpradele. 0-st 10-ni. Ja seal on niimoodi, kui inimene annab punktid 9 ja 10, siis järelikult on ta soovitaja. Ta sai positiivse elamuse ja kõik on väga hästi. Kui ta annab seal tulemuseks 7 ja 8, siis ta on niisugune neutraalne. Oli ja ei olnud kah. Ja kui ta annab tulemuse 0-st 6-ni, siis ta on tegelikult mitte soovitaja. Siis ta ei jäänud asjaga rahule. Ja siis, kui selline küsimustik läbib ja selle peale kulub paar sekundit, inimene tõmbab ringi kuskil ümber, kogute kõikide kliente kokku ja teete seal matemaatilise statistika. Lahutate soovitajatest mitte soovitajad. Tavaliselt tulemus tuleb negatiivne, aga parimal juhul tuleb ka positiivne. Ehk siis, kui ikkagi soovitajad on rohkem kui mitte soovitajad, siis järelikult kliendi kogemus oli positiivne. Kui enamus annavad teile 5 ja 6, siis järelikult asi ei sobinud. Ja 7-8 on ka väga halb. See ongi täpselt siuke, et teate, nagu eestlane ütleb, et alati saab paremini, eks ole ju. Kuidas läks? Normaalselt, just. Ja nii et see on selline asi, mida ma soovitan ka tulevikus, seda saab hakata alati rakendama, seda saab panna kodulehel üles, kus iganes. Võib-olla olete teiegi isegi kunagi täitnud. See mõõdab kõige paremini seda sama kliendi kogemust. Ei mingit rohkem küsimusi, väga lihtne. Nüüd teine küsimus, mida me oleme tegelikult juba teinud, on meie sihtrühm. Sellega me oleme tegelenud. Nüüd järgmised küsimused on see, et mis on siis need ootused ja vajadused, mida see klient ostab, millist emotsiooni otsib, sellega me hakkame kohe tegelema. Siis sellest samast ootusest ja vajadusest me saame tuletada selle, mida siis meie teenus või toode peaks üldse sisaldama. Mida me talle siis pakume? Et kui me suudame ära hinnata selle võimaliku vajaduse või ka sellise emotsionaalse kogemuse,
siis me oskame öelda, mida võiks talle pakkuda, teades ka loomulikult jälle seda, milleks me võimelised oleme. Me ei saa pakkuda neile siin inimestele asju, mida meil ei ole, eks ole. Siis kindlasti tasub mõelda sellist asja, kas meie teenus on korduvkasutusega. Korduvkasutus, ütleme, et kõige lihtsam teenus on see, et teil on siin mobiiltelefon, see on korduvkasutus, eks ole, kogu aeg muudkui helistate, aga saadate sõnumeid ja surfate internetis. See tähendab seda, et teenus peab töötama kogu aeg ühtemoodi. Meie puhul tegelikult täna ilmselt see korduvkasutus tuleb ka kõne alla, inimene võib tulla siia teenivalt uuesti tagasi, sai positiivse kliendikogemuse, kõik nagu toimib, kõik on väga hästi. Aga iseenesest ei ole tegemist nagu sellise ju püsiteenusega. Inimene ei tule iga nädal siia või selline nagu spordisaalis, et sa käid iga nädal 3 korda trennis, eks ole, see ei ole päris sama asi. Nii et meie võiks öelda niimoodi, et see teenus, mida me siin pakume, on ikkagi nagu unikaalne või ühekordne, ehk siis teenuse pakkumine ja kliendi kogemus luuakse iga kord uuesti. Seda luuakse uuesti igal teenusel, aga on olemas rohkem ja vähem standardiseeritud teenuseid. Ja klient ka, kui ta nüüd oletame, et on ühe korra siin ära käinud, sai täitsa okei tulemuse, täitsa meeldis, tuleb järgmine tagasi, siis võib-olla nüüd ta tahab midagi teistmoodi. Valib teise kalapüügikoha, valib teise majutusasutuse, käib söömas teises kohas ja jalutab metsas ka teises kohas. Ja nüüd kõige suurepärasem tulemus oleks see, et ta saab samas piirkonnas seda teenust teistmoodi katsetades või proovides samamoodi väga eduka tulemuse. Siis on asi nagu ikka veriti hea. Et kui täna ööbis siin minu juures ja homme ööbib sinu juures, siis me mõlemad suudame talle pakkuda sellise ootuse, mida ta tegelikult nagu tahtis saada. Ja viimane küsimus, mis me püüame leida, on see, et kas see meie teenus on siis paindlik ja muudetav. Ehk siis see on see, et inimene saab ise kokku panna vastavalt tema ootustele, vajadustele, rahakotile, seltskonna suurusele, ma ei tea, minu pärast või ilmale ja aastaajale selle teenuse, või on see selline karbitoode. Karbitoode on see, et asi on valmis, kõik, purgis. Ja inimene ostab täiesti valmis paketi, ta teab isegi hinda juba, tal ei ole üldse mingit probleemi, ta ei pea millegi pärast muretsema ja nii edasi. Selge, et selle viimasele küsimusele saab vastata niimoodi, et on sihtgruppe, kes ostavad karbitoodet, on sihtgruppe, kes ostavad paindlikku toodet või teenust. Ja kindlasti on ka veel kolmas variant on see, et see nii-öelda jutumärkides karbitoode on tegelikult see nii-öelda nagu mul tuleb see hea nimi meelde, aga see on see, mis meelitab kliendi kohale või mis paneb teda huvi tundma. Te kogete seda sellist trikitamist iga päev. See on nii-öelda signaaltoode. See on see, et te lähete näiteks, teile tuleb, ütleme, selline mingisugune Stockmanni või kaubamaja mingisuguse osturalli või hulludepäevade kataloog. Lööte lahti, vaata, jumalast äged asjad. Vot seda asja ma olen tahtnud just osta. Nii, lähete kohale, vaata, ei, see pole küll see. Või see toode on otsa saanud. Või mingi teine asi teile ei sobi. Isest polegi hullu. Aga ega ta nüüd minema ei lähe. Te ostate midagi muud selle asemel, eks ole ju. Või mis iganes teenused te võtate, teil on mingi asi, mis teie tähelepanu juhib, mis hakkab teile meeldima. Ja tegelikult võib inimene osta hoopis teise asja. Aga kui ma ütlen niimoodi, et vaata, meil on seal üks kodulehekülg ja vali endale, mis sa sealt tahad ja mõtle selle peale, siis enamus ei viitsi mõelda ega ei vali ka. Sa pead talle ütlema, tule meile, meil on selline asi, see on väga vinge, sobib sulle, tule osta ära. Ja siis, kui ta hakkab nüüd süvenema ja ostma, võib-olla siis tulebki välja, et see pole päris see või tahaks midagi juurde saada. Aga peab olema selline nii-öelda nagu see signaalteenus või toode, mis inimese tähelepanu pälvib. Nii et tegelikkuses tõenäoliselt saab olema meil nagu 2 sorti neid toodet-teenuseid. Midagi, mis on juba valmis mõeldud, mis on suunatud sellesama meie poolt valitud mingile sihtgrupile ja mis me eeldame, mille puhul me eeldame ja usume, et kui ta nagu ka ainult selle võtab ja mitte midagi muud ei võta, siis ta saab ikkagi päris okei kliendi kogemuse ja me saame päris okei raha. Ja selgelt, et kui me räägime ärikliendist, siis ärikliendi puhul see karbitoode võib-olla ei olegi nagu kõige õigem lahendus, aga jällegi meil on vaja midagi, mida kliendile saata. Kui me saadame talle e-maili, et tšau, me oleme sellised firmad ja pakume sellised teenused, oled huvitatud või? Tavaliselt ei ole. Aga ütled talle, et meil on just sulle mõeldud selline teenus, ja asi on hoopiski nagu lihtsam otsustamiseks juba. Ma näen seda koolitusäris kogu aeg, et mulle tuleb päring, ma näen, teil on jube lahe koolitus seal ja siis, kui ma hakkan rääkima, selle inimeseks tuleb välja, et tegelikult see päris ei sobi. Muudame ringi, aga ta on mul juba konksu otsas. Ta on juba tegelikult teenus ära ostnud.
ja nüüd ma olen veel vastutulelikum, ma muudan seda asja veel vastavalt tema vajadustele. Nii, siin on mul üks pilt, mul on mõned ingliskeelsed pildid siin, ärge väga selle peale ehmatage. See on tegelikult nagu just nimelt see teenuse disainimise protsess, et harilikult see käib niimoodi, et kõigepealt pannakse paika mingisugused eesmärgid, mida tahetakse saavutada. Eesmärk meil ilmselt on nii rahaline, teenida tulu, kui ka võib-olla piirkonna tuntus, võib-olla veel natuke selline, see me koolidest rääkisime, midagi niisugust nagu suuremat, midagi niisugust nagu väärtuslikumat, et õpetada noortele, ma ei tea, siis loodushoidu ja vastutustundlikku käitumist kalapüügil, eks ole, see võib olla ka meie eesmärk ja tegelikult ongi niimoodi, et erinevatel sihtgruppidel võib olla see eesmärk erinev, mida me nendega teeme, eks ole. Järgmine asi on seesama nii-öelda siis meie klientide profileerimine ja selle mahu hindamine, mille me oleme poolenisti ära teinud. Siis järgmiseks tuleb siis teenuse ja toote kaardistus, ehk siis seda on võimalik teha igat moodi. Seal pildi peal on mõeldud niimoodi, et tehakse selline maatriks tabel, kuhu pannakse näiteks kõik võimalikud teenused. Siis, ma siis joonistan, kuidas see võiks välja näha, et see üks variant on niimoodi, et tehakse selline tabel, siia tulevad siis näiteks kliendigrupid, et siin on siis ütleme, et meil oli siis kliendigrupp 1 ja kliendigrupp 2 ja kliendigrupp 3. Ja nüüd siis, kui me võtame kõik võimalikud teenused, mida me suudame pakkuda, majutus, kalapüük, matkamine, toitlustamine, mis meil veel on seal, ütleme, ma ei tea, siis, eks ole, seenelkäik ja ujumine rannas, siis nüüd me saame hakata tõmbama siia siis ristikesi, et kliendigrupp number 1 on huvitatud sellest ja sellest, kliendigrupp 2 on huvitatud näiteks kõikidest asjadest, number 3 on huvitatud ainult sellest, eks ole. Et niimoodi on võimalik ka toodet disainida, pannes kirja kõik võimalikud asjad, mida me suudame pakkuda ja mõelda siis välja, millisele sihtgrupile, millised teenused me siis vajaksime. See asi võiks olla meil ka ühel hetkel valmis, et kui me oleme siis ära kaardistanud kõik võimalikud teenuse osised, siis me saame nende samade erinevate meie poolt valitud kliendigruppidele tõmmatagi sinna siis kastikesi ja kirjutada, et mis kellelegi võiks olla huvi pakkuv, et kui me hakkame nüüd reaalselt toodet-teenust pakkuma või disainima või hinnastama, siis me teame, et millised on siis need konkreetsed huvid ja siis komponendid sellest konkreetsest teenusest tootest juba. Aga ma ütleks niimoodi, et see võib olla tõepoolest ka meie hilisem plaan, sest et ma jõuan kohe ühe asjani, see on siis selle nii-öelda toote ja teenuse selline nii-öelda esialgne kuju ja siis võib-olla me ei peakski praegu esialgu mõtlema oma teenust nii kohutavalt laiaks, enne kui me ei ole tegelikult testinud, kuidas töötab ja mis asi töötab. Siis järgmine samm on meil siis see tegevuskava koostamine, kus me siis näiteks teemegi ajalise plaani, mida me ka ilmselt teiega püüaksime teha, et mis hetkel, mis aastaajal, mis kuupäeval, mis turul, kellele me midagi hakkame müüma, millal mingit teenust saab pakkuda, kui me räägime siin näiteks forellipüügist, siis see on ilmselgelt seotud mingi ajalise piiranguga. Kui me räägime, ma ei tea, seenelkäigust ja matkamisest, see on ka ajalise piiranguga, majutus võib-olla ei ole ajalise piiranguga, toitlustamine võib-olla ei ole ajalise piiranguga, mingisugune kooliekskursioonid võib-olla pole ajalise piiranguga, eks meil tekib üks ajagraafik. Ja lõpuks on siis see nii-öelda müük ja turundus. Et läbi milliste kanalite me seda müüme, millise eelarvega me seda turundame, kes sellest vastutab, et selline võiks olla nagu selline klassikaline toote-teenuse disain ja meie oleme teiega siis see esimene osa on täna tegelikult meil nagu tegemata, ehk siis meil ei ole sellist võib-olla visiooni eesmärki paigas, aga miskit ei ole katki, selle me saame ka juurde lisada, me oleme teinud ära number 2 peaaegu, täna me tegeleme number 3-ga ja siis selle ülejäänud aja jooksul me jõuame teiste punktidega tegeleda. Nii et siis lihtne loogika ütleb seda, et teenuse disainimisel me alustame mingist eesmärgist ja jõuame lõpuks reaalselt välja rahaliselt mõõdetava tegevusplaanini. Kui palju see maksab, kus me seda teeme, kellele me seda suuname. Miks me ostame riideid? Sellest külm on või ilus välja näha. Miks me käime spaas? Sellepärast, et meil on igav või me tahame tööd teha või me tahame ravida. Absoluutselt iga asja puhul me ostame midagi. Kalapüügi puhul ega kellelgi ei ole huvi osta õngesid lihtsalt. Mis ma teen nende õngedega? Korjan kodu 10 õnge. Ei, õnge ma ostan sellepärast, et kala püüda. Miks ma kala püüan, sest ma saan elamuse ja süüa.
kliendi kogemuseks see väärtus, mida müüakse, ei ole asi ise. Absoluutselt, mitte midagi pole vaja. Mul ei ole see telefoni ka vaja. Isegi kui ma ütleks, et aga ma ostan sellepärast äge on, siis ma ostangi sellepärast äge on, ma näitan teistele, kui äge on, eks ole. Meil on kõrval siin kunsti see saal nii-öelda. Isegi maali me võime osta 2 põhjusel. Sellepärast, et see on investeering või selleks, et meil on esteetiline selline tunnetus, paneme seina peale, iga päev vaatan, täitsa vajalik, on ikka ilus maal, eks ole. Nii et igal asjal on alati mingi põhjus ja seetõttu see paketeerimine aitab inimesel selle sama nii-öelda lõpptulemuse saavutada väiksemate muredega, ta ei pea enam mõtlema, me oleme selle mõtlemise töö temast ära teinud. Ta ostab ikkagi midagi ja me peame ka teadma, mida ta ostab. Kalapüügis saab ka müüa mitut asja. Kui ma olen inimene, kellel on vaja süüa, ilmselt mul on vaja süüa, siis ma näiteks otsin üles kohaliku kalamehe ja lähen ostan tema käest värsket kala, sest mul on vaja kala saada, ma söön seda, eks ole. Aga teine variant ongi see, et miks ma selle kohaliku kalamehe üles otsin, sellepärast, et mulle meeldib, et ma lähen perega, võtan pere kaasa, sõidangi siia mere peale, kohalik kalamees tuleb, näitab mulle parimaid kalakohti, õpetab mind, ma saan elamuse. See, kas ma kala saan või ei saa ka, ei ole tol hetkel üldse oluline. Elamus on tähtis, eks ole. Nii et peaaegu igat asja on võimalik ka nagu müüa üsna erineval moel. Nii et ühesõnaga siis see teenuse karpi panemisel me saame lahendada mitu asja korraga. Me saame lahendada selle kliendi mure, et me võtame tema eest natukese mõtlemist ära. Me oleme selle mõtted ise ära teinud. Nagu me ütlesime alguses, et klient ostab põhimõtteliselt nagu siis, kui tal on vaja seda või kui ta tahaks osta. Ja võt, kui ta tahab osta, siis me peame tulema ise mängu, me peame talle ütlema, mida tema tahab tihtipeale. Ta ise pruugi teada veel täpselt. Me arvame, et ta võiks teda tahta. No ja kui ta ise ka teab ja meie ka pakume ja need asjad kokku lähevad, siis on eriti hästi juhtunud, eks ole. Teine asi on see, et igasugune karp tundub olevat alati või teenuskarbis atraktiivne. Pannes hästi palju asju kokku, klient tunnetab, saab jube palju selle eest. Me oleme tema eest ära teinud selle töö, et me lahendame mingid mured. Ta ei viitsi tegeleda transpordiga võib-olla, ta ei viitsi tegeleda selle mingisuguse majutuse otsimisega. Kõik on tema eest ära tehtud. Ja kolmas asi on ka finantsiline. Me saame tegelikult müüa talle paketis rohkem, kui ta oleks valmis ostma. No, mõelge selle peale, et te lähetegi sinna samma spaasse, seal on hull nimekiri asjadest, mida te kõike saate. Tundub, et ma saan ikka jube palju, eks ole. Tegelikult need sushid ei maksa peale mitte midagi ja vesi voolab niikuinii kogu aeg basseinis. Kui keegi ütleb, et teil on eraldi hommikusaun hinnas, see tundub, et jaa, ma saan ikka palju. Või teine variant on see, et teile müüakse mingit teenust poolkohustuslikus korras, milleta te saate hakkama, mida te võib-olla ei pruugi kasutada, aga no mis on täitsa okei. Ja te maksate sellest raha juurde. Sellele tootjale ei maksa see mitte midagi või peaaegu mitte midagi. Aga see antakse kohustuslikus korras kaasa, inimene tunneb saab palju, maksab rohkem, aga teie kulud tegelikult ei võrdu nende üksikute komponentide summaga. Mingi asi on niikuinii tasuta, niikuinii vedeleb mul siin, ma annan selle ka talle kaasa. See on pildiga see, et mul vedeleb siin üks paat juba tükki aega, see ei maksa mulle tegelikult enam mitte midagi, aga ma panen kohustuslikus korras hinna sisse, et ta peab selle paadi mult rentima. Kliendile jaoks lahendatakse küsimus ära, tema maksab raha, minu jaoks kulu pole mitte mingisugust paati, niikuinii seisab siin, seisab, no. Ma saan raha teenim panna, eks ole. Aga kui oleks üksikult võttes, siis klient hakkab võib-olla mõtlema, et äkki mul pole seda paati ikka vaja, püüan hoopis kaldalt ja võib-olla üldse ei lähe kalale ja juba jääb papp saamata. Et see kõlab rõvedalt, aga vahel on hea mitte anda kliendile liiga palju mõtlemisvõimet ja mõtlemisoskust, vaid et panna ta natukese nagu fakti ette. Vahel on niimoodi hea, mitte alati. Nii et ühesõnaga, selline karbis teenuse toode on üsna tavaline. Ma mäletan, et kunagi tuli isegi Selveritesse müüdi, oligi siis, kui internet ei olnud veel nii popp, nagu ta praegu on, selleks, et interneti saada, tuli osta mingi modem, panna kodus mingid otsad kokku, siis müüdi seda modemit karbi sees ja selle asja nimi oli kodune internet, mis hästi läksi kokku, et see ongi nagu internet karbis, eks ole. Ja nüüd selleks, et aru saada seda väärtuspakkumist, et mis on see teenus või toode, et me lahendame midagi, siis ma korra hüppan tagasi selle juurde, et mõista, et mida see klient siis ikka tegelikult ostab. Et ühelt poolt me ütlesime seda, et see klient ostab 2 põhjusel, et kas on vajadused või soovid. Ma laiendan seda ja ütlen niimoodi, et kliendi vajadused on 3-sugused. On praktilised ehk funktsionaalsed vajadused, on siis emotsionaalsed ja sotsiaalsed vajadused. Praktiline vajadus on see, et inimesel on vaja kõht täis süüa, riided selga panna, kütta tuba soojaks ja võib-olla veel midagi. Need on need asjad, mille puhul me väga palju ei mõtle,
me käitume automaatselt ja me teame, et me peame mingi osa oma sissetulekutest kulutama selleks, et katta need funktsionaalsed vajadused, et oleks kõik tagatud, elu oleks kvaliteetne. Selline, nagu me seda ette kujutame. Emotsionaalsed vajadused ja sotsiaalsed on sellised, mida meil tegelikult vaja ei ole tihtipeale, aga see tuleneb meie inimlikust omadustest, see tuleneb ühiskonnast ja see tuleb ka sellest, et kui me oleme oma selle Maslow püramiidil selle alumise otsa vajadused rahuldanud, et meil on kõht täis ja tuba on soe, siis me hakkame nagu liikuma edasi, tekib mingid uued mõtted, uued eesmärgid ja uued võimalused. Emotsionaalsete vajaduste puhul räägitakse sellest või emotsionaalse ostukäitumise puhul, et kui näiteks lähete poodi, naisterahvad lähevad poodi ja ostavad endale mingi uued saapad, vaatavad, oi, no nii ilusad rohelised saapad, mul on käekott ka täpselt sama värvi ja ostavad ära. No tegelikult oli neil veel 7 paari saapad enne olemas, aga kuna selle kotiga ei olnud neid, siis osteti neid juurde, eks ole. Vaja ei olnud, aga emotsionaalselt oli vaja. Või näiteks, et inimene läheb õhtul pärast tööd poest läbi, ostab koogi endale, mõtleb, et ma olin täna nii tubli, tegin nii palju tööd ja ma premeerin ennast koogiga, eks ole ju. See on niisugune iseendal nagu pai tegemine. Enamus igasugustest sellistest nagu meelelahutusest, reisimisest, vaba aja veetmisest on emotsionaalsed. Me ei pea seda tegema, me võime kodus ka istuda, telekat vaadata või üldse mitte midagi teha, magada lihtsalt. Aga ei, me kulutame raha ja lähmegi sinna samasse spaasse, turismireisile või võtame jalad selga ja tuleme loodusesse. See on meie jaoks teatud mõttes nagu selline emotsionaalse laengu saamine, viime ennast töömõtetest eemale, laeme, ma ei tea, oleme tervislikult looduse keskel. Alati põhjendame kuidagi niimoodi, eks ole. Ja sotsiaalsed vajadused tulenevad sellest, et me oleme grupikuuluvuse parimad näited. Üksi me eriti toime ei tule, enamus inimesi mitte. Me kas siis tahtlikult või siis alateadlikult, me kuulume mingisse gruppi ja me tahame ennast selle grupiga identifitseerida ja seda kindlasti ka välja näidata. Miks pärast inimesed ostavad vahetevahel väga säravate märkidega brändirõivaid või ostavad endale mingisuguse edeva auto? Enamasti mitte sellepärast, et nad tunnevad kuidagi paremini ennast selles, vaid tihtipeale sellepärast, et näidata, et ma olen kas jõukas, ma olen teadlik selline tarbija, minu elustiil on vot selline, eks ole ju. Naabril juba on täpselt õige, eks ole. Käiakse välismaal sellepärast, et see kuulub nagu kaasaegse elustiili hulka, kuigi võib-olla tegelikult üldse ei huvita, aga käime ära, on käidud, pärast on hea rääkida kõikidele, et ma olen ka käinud, eks ole. Just, me vaatame telekas. Jaa, kas sa seriaali Pank oled näinud? Oled sa näinud või? No väga hea, siis oled vähemalt normaalne. Ja kui sa oled Viinistus kalal käinud, siis põhimõtteliselt ei ole midagi teinud, eks ole. Et see on nagu piinlik, eks ole lausa. Nii et ühesõnaga, need on need 3 põhjust, miks me ostame ja nüüd on siis, miks ma sellest räägin, väärtuspakkumise see lõppsõnastus sõltub hästi palju sellest, mida meie klient meie käest ostab. No mis te arvate, mida ostab meie klient meie käest? Millised vajadusi? No eelkõige ilmselt emotsionaalseid. Eelkõige emotsionaalseid on väga hästi teha. Siis ka sotsiaalseid. Siis on võimalik sellest kujundada sotsiaalne. Jah. Vanas lõuganit ümber kirjutades, kes võiks olla, et kui sa veega kalapole käid, siis sind pole ole. Jah, näiteks. Just. Ma arvan, et funktsionaalsetest vajadustest me väga palju rääkida ei saa, võib-olla mingi liks juhul. Ehk siis tulemata hakkama. Ta läheb ostab poes selle kala, eks ole, kui ta ei huvita kala püüdmine. Aga just nimelt emotsionaalne pool, et me pakume talle lahedat asja ja kujuta ette, kui te vaatate näiteks, sina oled siin kõva kalamees, mina olen palju vähem kõva kalamees, eks ole, siin on veel kalamees. On olemas Facebookis erinevad need kalastajate need kodulehed, siis on alati see, et kui sa vaatad, kuidas siis keegi seal madistab mingi suuremat sorti, mis iganes kalaga, siis see paneb ikka vere käima, et kurat, kas ma olen nii kehva mees, et ma polegi nii suurt kala saanud, eks ole. Või täpselt sama, et kui sa ei ole Viinistus käinud ja sellist kala saanud, mis meestres oled, eks ole, või naine. Nii et seda on võimalik ka täiesti niimoodi jõhkralt kommunikeeridagi. See kõlab võib-olla vastikult, aga me ei pea olema vastikud, vaid me tegelikult teame, et me vajutame, inimesel on 3 nuppu ja me peame üles teema, millise nupu peale meie vajutame. Mis paneb ta siia tulema, mis paneb ta üldse teenust tarbima. Ja sellest sõltuvalt me siis nuputamegi välja, et mida siis see inimene ostab. Et kui te olete poodi kala ostma, siis tõenäoliselt on hind argument, aga meie puhul hind ei ole argument, eks ole. Meie puhul argument on hoopis midagi muud.
ja põhimõtteliselt see nii-öelda väärtuspakkumine näeb siis sellise lihtsa mudeli järgi välja niimoodi kolmesammuline, et kõigepealt on jälle seesama klient, kelle peale me mõtleme, teiseks on see, mida tema tahab osta ja kolmas asi, mis on see nii-öelda unikaalne väärtus, erinevus ja teistmoodi tegemine, mida ta just meie käest saab ja miks ta peaks meile tulema. Mina olen soovitanud igasuguse äri, igasuguse toote-teenuse puhul küsida 3 lihtsat küsimust. Ma panen küsimused siia seina peale ja see on selline küsimus, mida te võiksite nii-öelda iseendalt ja ma teinekord minge tehke testi, küsige teiste käest ka. Esimene, ma hakkan siis sellest lihtsamast pihta, kes on meie klient? See on see küsimus, mille me oleme tõenäoliselt juba mingis osas vastuse leidnud. Kes on see meie klient? Et kas me teame, kes võiks osta või keda me tahaksime, et ta tuleks ostma meie käest? Nii. Teine on palju keerulisem küsimus. Miks peaks keegi ostma meie käest? See on kõige raskem küsimus. Miks ta peaks tulema meie käest ostma? Mina olen seda katsetanud päris elus mitu korda. Kui ma lähen ostan mingit väikest asja, siis ma ei küsi, aga mingi kestvuskauba ostmisel, mingi suurema ostu tegemisel, kui on valikut on palju, näiteks ma ei tea, lähete, ma võtan jumala suvalise näite, lähete pangast laenu võtma, pankas on meil palju, laenu pakuvad kõik, ütleme, et kõik on valmis teile laenuga pakkuma, küsige ükskord, aga miks ma peaks selle laenu teie käest võtma, öelge mulle, jah? Vaadake, mis see pank teile vastab. Ma ei tea, ma ei ole küsinud kunagi. Väga sageli pank ei teadusta, et tegemist on teenusega, millel väga raske on leida unikaalset kohta. Ongi. Miks ma peaks teie käest võtma? Ei, aga ja ongi. Ehk siis tegelikult ei ostata ju ratsionaalset asja, mis seal ikka, eks ole. Nii on iga asjaga. Ja täpselt sama asi, me peame suutma küsida enda käest ja leidma vastuse, miks peaks keegi ostma meie käest. Ja seda aitab meil vastata meie eelmisel korral kirja pandud nimekiri nendest eelistest. Meie puhul on asukoht, eks ole. Meie puhul on mingit asja olemasolu kala meres, meri kõrval, loodus, eks ole, võimalikud erinevad sorti mingisugused teenused, selle piirkonna tuntus, puhas loodus, lähedus Tallinnale, pikim mererand, võimalusi on palju, eks ole ju. Aga selge on ka see, et me peame mõtlema, mis läheb inimesele korda ja mis tegelikult on unikaalne, mida ta ostab ja selgelt, et ta ostab meie puhul emotsiooni, järelikult me peame mõtlema, et see vastus peab tulema just sellest, et mis on see emotsioon, mida saab. Ja kolmas küsimus on, milles me eristume konkurentidest? Ehk siis kahjuks ilmselt me peame tõdema, et teisi samasuguseid vahvaid kohti on maailmas veelgi. Ükski koht pole samasugune, aga ma arvan, et kui teha selline ülemaailmne uuring, siis küsida samasuguse teenuse pakkujate käest ja võrrelda vastuseid, siis me saame üsna sarnaseid vastuseid. Kõik rõhutavad asukohta, kõik rõhutavad ilmselt kala, kõik rõhutavad veel midagi. Ja nüüd on küsimus, aga mis siis meil teistmoodi on? Kas me pakume midagi tõeliselt erilist? Oleme hinna poolest eristuvad? On meil mingisugune looduslik, geograafiline või mingi muu näitaja? On meil siin mingisugune salajane, mingisugune vaatamisväärsus, mida mujal maailmas ei ole? Ehk need on tihtipeale asjad, mis ei ole võib-olla alati meie mõjutada, aga võib-olla on ka. Näiteks, et eestlased on nii nutikad, eestlased on leiutanud, ma ei tea, mingisuguse sellise teenuse, mida teised ei oska pakkuda või teised ei saa pakkuda, eks ole. Need on 3 sellist küsimust, mis lõpuks loovad selle sama asja, et mis on see unikaalne eristumine, mida inimene meie käest ostab. Ja see teenus või toode, ükskõik kuidas me nimetame, ongi see, mis tegelikult lõpuks siis loob selle asja. Mõelge just sedapidi, et meie eesmärk on teenida raha, saada selle piirkonna tuntust, tuua siia elu, arendada majandust, nagu me eelmine kord vaatasime, kõiksugused asju. Ja me saavutame seda läbi nende teenuste, mida me nende inimestele pakume. Selleks, et inimesed tuleksid. Teenus on vahend, mitte eesmärk. Eesmärk on saada meil raha ja inimestel naudingut.
ja see teenus peab olema selline, mille kaudu inimene kõige paremini tunnetab, vau, see on tõesti vägev, see sobib ja see on ka õige hinnaga. Noh, siin on mul üks näide, mida meie selle projekti raames meie rootslased saatsid meile. Ehk siis, kuidas näeb välja üks selline nii-öelda teenus erinevatest aspektidest, et nemad, seal oli näide, et näiteks, et sihtturuks oli Rootsi põhjapiirkond, noh, pole tähtis, mis ta täpselt on, eks ole, mida see tootepakett siis sisaldab, et ongi kliendi vastuvõtt, transport lennujaamast majutus sihtkohta, majutus ise, siis on eelnevalt kokku lepitud mingi pakett, ongi siis kõik see nii-öelda personaalne lähenemine kliendile, õpetatakse, kuidas kala püüda, kuidas ilma prognoosida, kuidas kalad käituvad, kuidas varustust kasutada, millised on sööt, seal mitte landed, vaid landid, ma ei tea, mis iganes veel, eks ole, et tehakse vajadusel, kui inimene seda ei oska, selline eelnev koolitus, eks ole. Sellele lisanduvad kõikvõimalikud vaba aja veetmised, on need siis matkad, ekskursioonid, vaatamisväärsused, kultuuriüritused, objektid, mis iganes. Siis paatide ja varustusrent ja juhendaja kaasamine, kui vaja on, toitlustamine, kas siis on kohvikud või on catering, eks ole, ja siis on püütud kala toidluse ettevalmistamine, ka see võib olla nii, et võib-olla õpetus, võib-olla keegi aitab teha näiteks. No vaadake, üks variante, mida teevad hästi paljud mugavamad linnainimesed on see, et nad lähevad sinna forelli-kasandusse, mina olen ka nii korduvalt teinud, ma siis annan lapsele selle õngepihku, sest ise pole mõtet püüda, sest see on nagu kaevuste püüdmine või mitte kaevust, vaid potist püüdmine. Laps siis sikutab selle kala sealt heal juhul, sikutab välja, kui sikutab nappi, siis ma annan selle forelli, annan selle kohaliku tüübi kätte ja ütlen niimoodi, nüüd lõikad selle pooleks. Pool teed mul siin koha peal suitsu, pooled mulle kaasa, ma ise kodus teen. Või ma olen isegi nii, et lasen teha pooleks, ära puhastada ja võtan selle kala kaasa ja kodus ise toimetan. See on niisugune odavam variant, eks ole ju. Kuna ma võib-olla ise ei oska või ei viitsi või ma ei tea, mis 100 muud asja. Et ka see asi võib olla selline, mis on paketis sees. Siis on väga hea näide on plaan B. Ilm veab alt. Megatorm on, saate aru. Või vastupidi, täiesti plekk on, teate, et sellise ilma kala ei võta. No null, eks ole. Mis siis teha? Või vihma sajab, eks ole. Tegevused lastele ja kaaslastele, muud võimalused nagu fotojahid, veeatraktsioonid, shoppingud ja kliendi lahkumisel transport lennujaama ja lahkumiskingitused. No see on niisugune hästi niisugune ümargune näide, niisugune üldine, et noh, mida võib üks selline toode sisaldada ja loomulikult kellele ta on siis suunatud, eks me täpselt seda ei tea praegu. See võib olla sellisele perele, aga see võib olla ka mingisugune seltskonnale, sõltub, eks ole, olukorrast. Et see on nagu näide, milline on välja üks paketeeritud toode, mis sisaldab endas erinevat sorti teenuseid. Ja nüüd jällegi, kui mõelda, et kuidas sellist toodet nagu presenteerida, siis ongi nii, et kõigepealt sa võid panna kodulehel üles kõik erinevad teenused, mida inimesed on valida, ta valib ise, klikib see nii, aga sa võid pakkuda ka välja näiteks, et ma ei tea, enneolematult vinge kalastuspakett Eestis hinnaga, ma ei tea, 3 sotti nägu, 4 päeva, sisaldab seda kõike. Ja sa ei pea ütlema, kui palju ta midagi saab, eks ole. Ja kui ta ei taha seda, et keegi tal kala ette valmistab, siis ta ei saa seda, aga ta raha maksab ikka. See on võimalus olemas. Meie plaan oleks siis selline, et kasutades selliseid moodsaid ja kaasaegseid ärimudelite ja äriteede ja tooteteenuse disainimise vorme, siis me tegelikult võiksime ka teiega jõuda siis lõpuks nii kaugele välja, et olles siis ära kaardistanud kliendi, koos sellega, kuidas moodi me selle kliendini jõuame, ehk läbi müügiturunduse, millised on need meiepoolsed mingi kontakti võtmine, kas on keegi, kes siis veab kogu seda projekti, kas iga 11 suhtleb ise kliendiga, see on tehniline küsimus, mida me oleme siin arutanud, mis on meil täna tegelikult lahendamata. Ehk siis, kui näiteks nüüd mina olen klient, ma kujutan ette, ma tulen kuskilt tulen niisugune, eks ole, tahan teilt osta teenust, ja nüüd siis ütlen, et sinult võtan selle, sinult selle. Nüüd, kes ja kuidas selle kokku organiseerib niimoodi, et keegi mul lennujaamas vastas on ja kõik see asi toimib. Eks ole. See on niisugune nagu kohapealse logistik kokkupanek. See kõik puudutab klienti. Et kui klient tuleb, siis tema teab, et ta saab selle teenuse, mida ta tellis, ükskõik kuidas see kohapeal on organiseeritud. Teine pool on siis see toode ja teenus ehk väärtuspakkumine. Kolmas on kõikvõimalik tegevus juurde, et kui me oleme välja mõelnud, okei, meil on teenused, transport siit sinna, kes transporti teeb? Meil on toitlustamine, kes toitlustamise teeb? Meil on matkad, kas meil giid on? Meil oli kirjas, et ei ole giidi. Kus me giidi võtame? Kõik see võimekus seda teenust pakkuda. Nii et meil võib tekkidagi praegu olukord,
kus me teenuse mõtleme välja, see pole probleem, selle võime siis 5 minutiga välja mõelda. Aga nüüd me peame taha kirjutama, seda pole ja selle peale pole veel mõelnud. Ja nüüd meil on pool aasta aega mõelda, eks ole, leida need partnerid. Ja muidugi, millest me kuidagi üle ja ümber ei saa, et see asi maksab midagi ja see asi peab kasumit tootma. Et siuke mudel võiks olla meie nii-öelda see asja üks siukene lõppresultaat, mille siis keskel istub see toodeteenus ise. Nimetame ta siis väärtuspakkumiseks, eks ole ju, selleks, et lõpuks raha kätte saada. Ja ilmselgelt meil on täna selles tabelis päris mitu küsimust vastamata, kui mitte väga paljud küsimused veel vastamata. Asju, mille kohta ma isegi ei kujuta ette, et see ei ole võib-olla isegi niivõrd otseselt koolituse teema, vaid see on nüüd nagu ühistegevuse üks väljund. Just nimelt seesama näiteks võimekuse tagamine ja partnerite leidmine. Et me siin arutasime, et midagi me tahaks pakkuda, aga midagi meil ei ole olemas, eks ole. Ja noh, ma ütlesin, et see on siis see meie selline raamistik, mille kaudu mina siis püüan teid siit niimoodi alati suunata ja mille kohaselt ilmselt siis ühel hetkel tekivad teil endal ka mingisugused ülesanded. Ja nüüd siis, pagan, ma võtan seda valgust siit vähemaks. Pärast panen põlema. Ja nüüd siis on mul teile välja käia üks selline lihtne tore mudel, mille alusel me hakkame siis meie tooteid, teenuseid looma. See mudel, ma ei hakka üldse rääkima, mis nime ta kannab, pole üldse tähtis, vaid et see mudel on selline moodne viis, kuidas täna ettevõtted, mis on nullfaasis, hakkavad välja mõtlema oma konkreetset toodet teenust. Meie oleme ka selle projekti faasis natukese nullfaasis. Meil täna mõtteid on, võimekust natuke on ka, aga me ei ole välja loonud või valmist mõelnud või kokku leppinud, mis on see reaalne toode või tooteed või teenused, mida me kliendile pakume. Ja selle mudeli loomine hakkab siis siit otsast pihta. Ehk siis kõigepealt kaardistatakse ära kliendi vajadused. See on see, mida see inimene võiks oodata. Siis järgmiseks mõtleme sedapidi, et mis võiks olla need vaev või lihtsalt käest mured, mis selle kliendil sellega võiksid kaasas käia ja millist kasu ta loodab sellest teenusest saada. Kui me selle osa suudame ära kaardistada, see on selline olukorra analüüs, vaatame tõele näkku, ütleme, et jaa, see on nii, see on nii, see on nii. Siis me liigume siit edasi teisele poole ja siin on siis olemas sellised tabletid, mis aitavad neid konkreetseid vaevasid või valusid siin leevendada, ehk siis need on siis lahendused nendele probleemidele, siis on siin mingisugune täiendav kasu, mis saadakse või mingid mõtted, mis saadakse sellest, et seda kasu saavutada ja lõpuks sellest asjast sünnib mingi toode ja teenus. Ja meie siis töötame ka niimoodi, et me hakkame siis siit otsast tulema, teeme mingid kaaristused ära, mõtleme siia otsa mingisuguse järgmise asja ning seejärel, kui me oleme niimoodi osanud analüüsida, mõelda kliendi kingades, mõeldes samal ajal ka olemasolevale olukorrale, kes me siin täna oleme, mis meie võimekus on, mida me suudame, tahame ja oskame pakkuda, siis me oskame ka öelda, et kas me kuidagi viisi saame selle kliendi ootus rahuldada või mitte. Et ma tõin näite. Meil oli see kliendi segment, see incentive reisid ehk need elamusreisid ettevõtetele. Ma julgen arvata ja olen üsna kindel, et täna me selle kliendigrupiga tegeleda ei jõua. See, mida ta siin ootab, on juba nii suur ja need asjad, mis talle probleemi pole, mis ta lahendada saame, meil ei ole selle jaoks leevendajaid olemas. Meil ei ole kas ressurssi, meil ei ole võimekust, meil ei ole raha ja võib-olla pole meil ka tegelikult lihtsalt geograafiliselt ega füüsiliselt ruumi. See võib-olla vajaks, me peaks siin praegu seisma 150 paati siin praegu eks ole, ootamas kõik, mootorid popsimas. Ja kui me mõtleme, et see on see, mida ta ootab meie käest, siis meil ei ole selleks temale lihtsalt lahendust pakkuda. Nii et tegelikkuses need tooted, teenused, mida selle kaudu luuakse, peavad baseeruma mingil konkreetsel kliendisegmendil. Ehk selle mudeli kasutamise või selle mudeli õieti täitmise eeldus on see, et me oleme eelnevalt ära kaardistanud, kes või mis on meie klient. Nii et me mõtleme ühele kindlale kliendisegmendile ja sedapidi me siit seda teenustoodet siis disainime. Siin on mul siis toodud küll väga väikses kirjas, aga mingisugused reaalsemad näited, eks ole, et mida see punkt tähendab, et seda nimetatakse ka inglise keeles customer jobs, ehk siis kliendi tööd tegemised või kliendi teekond, mida ta siis
ootab, et siin on kiri praegu väike, aga kui te slaidi ise vaatate, siis te näete seda asju vähe suuremana. Nii et noh, mõte on sama, et meil on siis, eks ole, siinpool on klient, siin on selle kliendiga seotud kõikvõimalik analüüs ja kaardistus ja siis sellest kaardistusest tekib siis vastavalt siia üks lahendus. Aga mul on näide ka, ma näitan teile ühte näidet ka, et sellest mudeldamisest paremini aru saada, kui siit nüüd välja loeb. Ahah, ma räägin teile. Kui ma nüüd õieti mäletan, siis see vist on sellise umbes Airbnb, teate Airbnb-d, eks ole? Airbnb mudeldamine, kuidas nemad mõtlesid siis. Nii, hakkasid siis tulema, et mis asi oli siis see, mida see klient siis ootab siit. Et tema ootab odavat majutust, tema ootab siis sellist nii-öelda nagu odavat, mugavat, lihtsat broneerimissüsteemi ja lisaks on inimestel võimalik teenida tulu ka sellega. 3 sellist põhiasja, mida see klient ootab. Odavat majutust ja mugavat puhkimist ja keegi teine, ehk siis see, kes korteri või oma maja rendile annab, tema ootab sealt, et tema saab teenida tulu. Nii. Millised on need probleemid või mured, mis on seotud sellise teenusega? Et okei, ma võiksin, mul seisab korteri tühjana, ma tahaksin oma korteri üürile anda ja läbi selle tulu teenida. Kõlab väga lihtsalt. Aga mis võiks olla probleemid sellega seotult? No siin toodi välja näiteks, et kõige suurem mure on turvalisus. Tulevad mingid tüübid, võib-olla varastavad mu korteri tühjaks, võib-olla lõhuvad seal midagi ära, tekitavad mulle hirmsal kombel tüli, no ja siis hakkab pärast, ma ei tea, naabrite või kelle paganaga seal ilgelt madistama seda, eks ole ju. See oli üks mure. Teine asi on see, et jagada tuleb pinda vahetevahel võõraste inimestega. Kuidas seda küsimust lahendada? Et kui mul on suurem elamine ja mul on võimalik sinna panna erinevad inimesed elama, siis ongi, et ühed tulevad ühest maailma otsast, teisest, kuidas ma seda siis jagan, eks ole ju. Ja loomulikult majutuse kvaliteet on mure. Kui te olete klient, kui te lähete hotelli, teile öeldakse, et see on 3 või 4 või 5 tärni hotell. No enam-vähem meil tekib mingi ettekujutus, mida see endast tähendab. Aga kujutate ette, kui keegi inimene kuskil, ma ei kujuta ette, kus maailma otsas, ütleb, et mul on siin jumala lahe korter, tule minu korterisse elama. Inimeste arusaam mugavusest ja kaasa tingimus on väga erinev. Mõne jaoks on mugavus see, et on üldse olemas WC auk maas, kus saab oma asju ajada, eks ole. Ja mõne teise jaoks see ei ole kõige mugavam lahendus. Nii et toodi välja 3 sellist kõige suuremat probleemi. Inglise keeles on need siis, eks ole, customer jobs, pains ehk mured ja lõpuks on siis veel, et mida siis veel lisaks, mis on see väärtus, mida selline korteri välja üürimine või oma elamispinna välja üürimine, et millist nagu siis lisamugavust või siis nagu gains, et väärtust selline teenus annab. No siin on toodud välja näiteks, et klient saab raha säästa, odavam kui hotell, eks ole ju. On erinevad võimalused, et korteris saate ise süüa teha, televiisorid on, külmkapid, pesumasinad, väga palju võimalusi, mida hotellis ei pruugi üldse olla, eks ole ju. Te saate kohtuda näiteks inimestega üle maailma, noortel on väga põnev, kui nad lähevad ja elavad kuskil koos omasugustega teist maailma otsast, jumala lahe, põnev ja nad on väga elevil sellele, eks ole ju. Te saate kogeda kohaliku elupõlu, sest elades hotellis, hotell on niisugune steriilne ja üldse mitte nii äge, aga kui te lähete sinna mingisse kellegi kodu, te saate elada päris ehtsas, ehedas kodukeskkonnas ja mõni inimene hindab seda võib-olla väga palju, eks ole. Palju on lisavõimalusi, lisamugavusi. Kui keegi teist on just nimelt ööbinud näiteks hotellis versus ütleme siis selles kodumajutuses, siis parimal juhul teil on tõesti niimoodi, et teil ongi kõik lisamugavus on selles kodus olemas, palju parem on toimetada kui näiteks kuskil sellises võib-olla steriilses ja natuke plastmassist hotellitoas, eks ole ju. Mugav broneerimine ja lihtne canceldamine, nii et ühesõnaga mitu erinevat ootust on. Seega siis sellesama näide, et keegi tahab hakata pakkuma majutusteenust, siis ta kirjeldab ära, mis on see kliendi ootus, millised muresid see kaasa toob ja mida see klient võiks veel oodata. Ja siis tuleb siia vastu nüüd need samad nii-öelda leevendajad või selle probleemi lahendajad, ehk siis olemas selline tore sõna nagu pain relievers, ehk siis sellised valu leevendajad ehk tabletid, mis siis ütlevad, et näiteks on võimalik, eks ole ju, mis me siit võtan, näiteks
mingisugune garantii, mingisugune reiting, mingisugune kliendi kogemus, varasemate kliendi kogemus, mis ütleb ja annab hinnangu selle konkreetse majutuskoha kvaliteedile. Et kui keegi muretseb selle pärast, et see majutuse kvaliteet on niru, siis on kõige parem hinnang selle on teiste eelnevate klientide jagatud kogemused, mida te saate sellest äpist või sellest kodulehelt siis lugeda, eks ole. Edasi on näiteks mingisugune, eks ole, turvalisuse küsimus, siis on see, et te saate näiteks ise oma neid võimaliku kliente näiteks ka, vaadake, Airbnb-s on niimoodi, et kui klient ise on mingisuguse jamaga hakkama saanud, siis on võimalik sellel rendile andjal kirjutada ise, et ärge jumala eest seda klienti enam kunagi enda juurde võtke. Ja see klient hakates broneerima või bookima järgmist ruumi, võib saada eitava vastuse. Nii et see on nagu see turvalisuse või sellise nagu, just nagu safety garantii, eks ole ju. Siis on seal üleval toodud, et eks ole, et mis on siis need võimalikud gain creators ehk siis nende heaolu või positiivsete ootuste pakkujad, et majutus on odav, eks ole, selleks, et saada kohalikku kogemust, pakutakse eksootilisi ja väga kodule sarnaseid majutusasutusi. Mis nüüd jutus? Mul on see arvuti nii nässakas, et ta siin midagi kogu aeg ütleb mulle siin. Siis edasi on teil siin veel, et saate, eks ole, auhinda või te saate preemiat või boonust, kui te seal ööbite ja nii edasi. No ja lõpuks, mis on see toode, et toode ongi siis selline nii-öelda interaktiivne või siis selline nii-öelda elektroonne platvorm, mis töötab internetis ja telefonis, millega teil on võimalik siis rentida korterit endale ja pakkuda korterit rendile ükskõik kellele, kus kohas maailmas, ükskõik mis moel, läbi interneti väga mugavalt. See on nagu näide, kuidas siis sama Airbnb ehk siis tuntud kodumajutuse vahendaja on selle kaardistuse ära teinud. Nii, ja nüüd meie eesmärk oleks siis tegelikult hakata teiega tegema täpselt sama asja. Et selleks, et luua toodet teenust, on kõige lihtsam lähtuda millestki, mis on juba kellegi poolt valmis tehtud või ütleme, et igasugune mudel aitab seda teha mugavalt ja paindlikumalt. Ja seega siis meie nüüd võtame samamoodi, te olete siin mul gruppides juba olemas, jätame samad grupid praegu ja alustame siit sellest konkreetsest punktist, mis koosnes 3 osast. See on siis kliendi vajaduste või ootuste kaardistamine, mis tal sellega võivad olla ja millist kasu ta veel selle poolt siis ootab. Eks ole, ma püüan veel ühe näite, et saaks aru, et kui me nüüd näiteks kujutame ette, et mina hakkan valmis tootma ühte mingit koolitust. Ma mõtlen välja uue koolituse või mõtlen koolituse peale. Oletame, et sihtgrupiks on näiteks, ütleme, puuetega inimesed. Toome näite. Inimesed, kes on puuetega, miks ma selle sihtgrupile valin? Oletame, et ma saan aru, et need inimesed on täitsa normaalsed, neil on füüsiline puue, aga neid ei taha keegi koolitada. Nad tunnetavad, et nad on ühiskonnast välja lõigatud. Mis on nende ootused? Nad tahavad samamoodi saada koolitust, arvestades nende teatud sellist füüsilist puuet, nad ei saa hästi liikuda võib-olla, ehk siis tööd ja tegemised, mida nemad tahaksid, ütleme, et on mingisugune äriidee koolitus, tööd ja tegemised, mida nemad tahaksid teha, on seotud teatud piirangutega, eks ole ju. Nad tahavad saada oskusi, teadmisi, arvestades asjaolu, et nende võimekus on piiratud. Mis nende probleemiks on? Probleemiks tavaliselt on see, et nad on ühiskonnast nagu kõrvale heidetud või jäänud tänu oma puudele, mille tõttu nad ei saa korralikult liikuda, nad ei ole saanud käia koolitustel füüsilist kohal, nad tunnetavad kuidagi võib-olla mingisugust ka emotsionaalset nagu sellist tõrjutust, eks ole ju, ja võib-olla tõesti on see probleem, et nad elavadki kuskil üle ilma laiali, üle Eesti laiali, ja neil oli väga lihtne sõita iga päev bussiga või trammiga näiteks kuskile koolituskohta, eks ole ju. Ja loomulikult nad on ilma jäänud mingitest osast teadmistest. Ja siis, mis on need kasud? Kasu on see, et see inimene tahaks saada mingit oskust ja teadmist selleks, et kuidas tema, vaadates näkku enda füüsilise seisukorrale, kuidas tema saaks kasutada ära kaasaja võimalusi ja oma füüsilist võimekust selleks, et hakata näiteks ettevõtjaks tooma näiteks, ole. Ja võib-olla tahab veel mingit kasu saada. Ja siis ma mõtlengi, et see on tänane olukord ja nüüd ma hakkan sellele vastu mõtlema mingisuguseid leevendusi. Nüüd,
selleks, et seda mudelit kasutada, on meil vaja siis lisaks sellele, et me oleme gruppides jaotanud, me peame lähtuma mingisugust kliendigrupist. Meil on vaja lähtuda kellestki, keda me peame kõige olulisemaks.